ma olen Maicel Astur ja ma olen professionaalne MMA fighter. Täna on 28. märts 2025, 28. märts 2026. Olen nüüd 30-aastane, ma olen 29-aastane. Mu rekord on perfektne 5-0. Praegu olen ilusa nulliga ehk 4-0, 1 knockout, 1 submission. Mu viimane fight oli Poola võitleja Oskar Hertšiguga septembris toimunud Rajul. Ma nägin, et ma võin olla väga raskes kohas, aga ma suudan ikka läbi minna ja et ma ei anna alla. Mu viimane fight oli Rumeenia võitleja Damen Zaharia vastu. Õppisin sellest palju, õppisin seda, et ei tohi teha lolle otsuseid, aga samas ka õppisin enda kohta, et ma olen võimeline ja suuteline tulema alati raskestes olukordades välja ja ma arvan, seda on näidanud terve minu MMA praegune siis lühike karjäär. Jah, see lolle otsuseid ma mäletan, kus ma Zaharia vastu lõin selle põlvelöögi, kus ta sai mind maadus olukorda tulla ja üle puusa mind visata. Seda ma Oskari vastu tõesti ei teinud enam, nii et selle mõttes on areng. Ilmselgelt olen arenenud edasi. Ma arvan, just ongi see tulnud see rohkem seda nagu mugavust MMA-s, mida varasemalt ei olnud teadmised kohtades. Just siukest nagu enam mul ei ole siukest nagu hirmu võib-olla, et mis siis, kui ta viib mu maha või mis siis, kui jooksem seina, mis ma teen. Nüüd ma olen nagu nii palju neid asju teinud juba, et mul on igal pool mingid ideed olemas, mida ma teen või esimesed käigud, mida alati nagu sisse panna. Ma arvan, et ma olen saanud liikuvamaks nii-öelda nagu ma ei liigu enam nii palju tühja, vaid ma liigun nagu eesmärgi mõttes just nagu puuris olles, et varaselt ma tegin ka nagu liikusin, hästi liikuv fighter, aga ma väga palju rapsisin nagu tühja, kas olin distantsilt liiga väljas või olin liiga lähedal või olin üldse, tegin mingit suva asja. Nüüd ma olen nagu teadlikum selle koha pealt, et mis on minu distants ja kus ma asetsen nagu puuris. Ma tihti peale liikusin nagu liiga palju või olingi liiga kaugel vastasest, aga see sama sarnased tead tulid ka eelmises matšis, eks see ongi siuke nagu läbiv teema püsti võitleja puhul, kes ei taha, et teda maha viiakse, nii et nähtamatu olla oleks päris hea. Ilmuks selja taha lambist talle, käigistaks ära, lööks sealt, ilmuks jälle minema kuhugi, aga arvan, et kui saaks niimoodi kuidagi, et saaks kaalu alla niimoodi ja kaalu ülest niimoodi ja siis oleks lõputu vastupidavus ka oleks päris hea. Teha end nähtamatuks. Ühel hetkel selja taga juba kägistan ja siis löön ennast tagasi. Sama loll vastus, sama loll fantaasia aasta tagasi. Kes iganes on sellel hetkel UFC welterweight champion. No, muidugi oleks äge võita John Jones, see oleks nagu ulmeline, aga ma pole nii suur poiss. Sama Alex Pereira siuke nagu ägest ära lüüa seadnud Shama, aga kindlasti lihtsalt number 1 asi pääsed UFC-sse, number 2 jõuda top 15-sse, 3 top 5, 4, top 10, 4 top 5 ja lõpuks veelda championiga, ükskõik kes see champion on, siis unistuste matš on fightida siis tiitli peale, ma arvan. Täpselt nii, jätkame edasi tööd. Võib-olla Aquaman, tal ei ole nagu puuris väga mingit eelist. Ta on veevana rohkem. Thanos. Marvelis Thanos. Tal olid kõik need sõrmus, võtaks ära talt. Kivikesed olid tal, võtaks need ära talt. Ta ei nagu lõpupohas keegi saad tast jagu, aga võtaks tema. Optimistlik. Seega olin taktikalisem natukene. Ma arvan, et oligi peale seda kui me filmisime märtsikuus, eelmise aasta märtsis seda sama videot siis ma just olin veebruaris teinud fighti, tulnud pöidlaopilt, ma olin juba põhimõtteliselt lõpufaasis paranemisega. Peale seda ma sain terveks, ma jõudsin teha nädal aega trenni korralikult, kus ma jõudsin ka sparrida ja ma lõin oma vasaku käe katki ja ma olin jälle kuskil 1,5–2 kuud olin väljas ja mis tekitas jällegi ülilühikese akna, et valmistuda rajuks. No ongi see, ma arvan, korduvalt mainitud vigastused ja võib-olla ka nagu elu muutus võib-olla just ongi see, et saingi isaks kõik see nagu kaasa tulev see, et mis on kodus toimub, et on ka raske, laps ei maga, saavad ikka hakkama saama kõik see asi, et samamoodi
eemal olek perest on väga raske, just treeninglaarite ajal olla 2 nädalat, 2,5 nädalat kuskil laagris, olla neist eemal, jääd mingist asjast elus ilma, aga see on nagu paratamatu, kui võtta seda lõppmängu, siis see on lihtsalt väike osake, mida pead ohverdama, aga samas see on ohverdus nagu ikkagi ja sa ei saa seda aega nagu enam kunagi tagasi, see on see nagu võib-olla kõige nagu raskem osa selle asja juures. Jah, naine tassib kodus nii palju, et saan ikkagi piisavalt magada. Jah, ongi, ma arvan, see loll järjepidevus, ma arvan veel rohkem, et ongi. Vaatamata kõigele ma ikkagi sõuan oma rada edasi. Ma arvan, et ongi see, et kui mina usun, siis on kõik võimalik. Ma arvan, see ongi see, et kui ma usun endasse ja ma usun oma võimetusse, siis on kõik võimalik. Kui elu läheb edasi nii, nagu ta praegu läinud on, siis ma arvan, ma olen väga õnnelik inimene. No võitluspordis on lihtne, ilmselgelt arendada oma rekord edasi, 5 aastat edasi ja olla sammuke lähemal oma unistusele. Eraelus, no tahaks olla aasta aja pärast abielus oma kihlatuga, aga aasta aja pärast ma arvan, see ei ole reaalne, aga tahaks. Kui saan varem UFC-sse võidan 50 tonni boonust, siis kindlasti teeme ära, pole probleemi ka kohe või värvipäev teha. Aga lihtsalt õnnelikkus siis suhtes oma kihlatuga ja olla hea isa oma tütrele. Selle ma ütlesingi, et kui elu läheb nii edasi, nagu praegu on, siis ma olen väga õnnelik. Nii et jaa, ma ise tunnen, et elu on läinud iga aastaga grammike paremaks. Püsida võimalikult tervena, olla stabiilselt matil selle koha pealt saaks pidavalt edasi areneda. Arendada tugevusi, arendada nõrkusi, lihtsalt olla kogu spordis sees, käia veel paar korda Ameerikas treeninglaagris ja koputada UFC uksele ikkagi. Jõuda UFC-sse. Saada vähemalt võimalus võidelda UFC lepingu nimel. Ma usun, et ma saan selle võimaluse, aga seal ongi see, kas mina kasutan selle ära. Ma tahaks seda just ühte võimalust saada vähemalt. Loodame, et aasta pärast saan öelda, et ma olen võidelnud selle unistuse nimel. Pärast nagu ei taha mingid asju nagu kahetseda ka, mida teed. Kõik juhtub, ma usun, põhjusega nagu, ka kõik nagu rasked asjad elus. Kannatust, küll kõik tuleb omal ajal, et võib-olla võtta veel rohkem maha seda survet, mida ühiskond paneb endale, või mitte enda inimestele või üldse nagu, kui sa midagi teed, mis on teistele nagu nähtav, siis paratamatult on palju arvamusi ja palju õpetusi, mida jagatakse, et pigem tee oma asju edasi, sest et nagu keegi teine pole seda rada ka nagu nii käinud otseselt. Nagu kõigi teekond on erinev, et nagu lõpuks ainult mina tean, kas need otsused olid õiged või mitte. Ongi, usu endasse, usu oma võimetesse, ära murdu, kui inimesed sinust kahtlevad ja suru läbi. Ja seda ma olen teinud. Nii et ma usun, et aastaga ma ütlen, on toimunud, ma arvan, hea areng.